Armsad sõbrad, meie tänane advendiaja ehk issanda tulemise aja teise pühapäeva epistel on võetud kirjast heebrealastele. Tegemist on ühe sellise kirjaga või sellise raamatuga piiblis, mida vahetevahel justkui kardetakse, sest seal on palju juttu Vana Testamendi rituaalidest ja ohvritest, kuigi tegemist on ühega Uue Testamendi raamatutest. See raamat on aga äärmiselt oluline, sest et see raamat või see kiri aitab meil mõista, mis on Kristuse ohvri tegelik tähendus. Aga see aitab meil mõista midagi või saada teada midagi ka esimeste kristlaste olukorra ja nende võitluste kohta, eeskätt iseendaga, oma enda hinges, oma enda südames. Kuna need kristlased, kellele see kiri oli algselt adresseeritud, elasid tagakiusamise olukorras ja selline olukord võib küll ühelt poolt inimesi kinnitada nende usus, aga teiselt poolt võib neid ahvatleda ka minema kompromissidele või püüdma olla samasugused nagu neid ümbritsev maailm selleks, et siin elus kuidagi paremini hakkama saada. Võib ju tekkida see küsimus, et mis mõtet on kõigel sellel võitlemisel? Mis mõtet on püüda midagi ära teha, kui sa näed, et sinust justkui midagi ei sõltu? Mis mõtet on seista tõe eest, kui kõik eelistavad elada vales? See on midagi, mis paljudele meie hulgast on ka isiklikult tuttav. Mitte ainult meie kristliku usu kontekstis, vaid nendele, kes on kasvanud üles Nõukogude okupatsiooni ajal seoses selle õhkkonnaga või olukorraga, mis valitses siis. Ka siis oli neid, kes püüdsid seista sellele valitsevale mõtteviisile vastu ja isegi kõnelda ka avalikult, aga märksa rohkem kippus olema neid, kes ütlesid, et mis mõtet sellel on. Niikuinii me midagi teha ei saa. Parem olla vait ja kaasa noogutada, et kuidagi edasi elada. Need esimesed kristlased, kellele on suunatud algselt see kiri heebrealastele, olid üsna samasuguses olukorras. Ja just sellisesse olukorda on mõeldud need sõnad, mida me kuuleme tänase epistlina Heebrea kirja 10. peatükist. Siin öeldakse nõnda. Ärge siis heitke ära oma julgust, mis saab suure palga. Teile läheb vaja kannatlikkust, et te Jumala tahtmist täites saaksite kätte tõotuse. Sest veel ainult pisut, siis tuleb see, kes peab tulema ega viivita. Aga minu õige jääb usust elama. Kui ta taganeb, siis ei ole minu hingel temast head meelt. Aga meie ei ole need, kes taganevad hukatuseks, vaid need, kes usuvad ja päästavad hinge. Võib-olla mõned teist teavad, et igal nädalal ma valmistan ette ühe käsitluse, milles ma võtan vaatluse alla just nimelt tulevaks pühapäevaks antud jutluse teksti või selle pühakirja teksti, mille alusel tuleb jutlustada meie kirikukalendri järgi. Ja seda tehes ma tihtipeale, see minu teksti käsitlus on mõeldud mitte ainult mulle endale, vaid kõigile neile, kes selle teksti peale jutlustavad. Seda tehes ma enamasti teen ka oma tõlke või toortõlke nendest pühakirja tekstidest, mida käsitletakse.
Ja tegemist on tõepoolest toortõlkega, kuna ma püüan seal edasi anda võimalikult sõna-sõnalt seda, mis seisab kas kreeka või heebreakeelses originaalis. Ja nüüd selle tänase pühapäeva epistli toortõlke ma hea meelega loeksin teile samuti ette lisaks sellele meie ametlikule piiblitõlkele, mida te just kuulsite, kuna mulle tundub, et see aitab ehk veidi paremini või täpsemalt mõista, mida Heebrea kirja autor nende mõne salmiga meile ütelda tahab. Niisiis, minu tõlge oleks selline. Ärge nüüd mingil juhul heitke ära oma südikust, millel on suur tasu. Teil on ju vaja kindlameelsust, et kui olete teinud Jumala tahtmist, võiksite võtta vastu tõotuse. Õige pisut ju veel. See, kes on tulemas, tuleb ja ei viivita. Minu õige aga saab usust elama. Ja kui ta peaks taganema, ei ole minu hingel temas hea meel. Meie aga ei ole hukatuseks taganejate, vaid hinge säästmiseks uskujate hulgast. Niisiis, ärge heitke ära, ärge mingil juhul heitke ära oma julgust või oma südikust, nagu mina olen tõlkinud, millel on suur tasu. Mis on see julgus või südikus, mida siin silmas peetakse? See ei ole mitte selline üleüldine mõiste, nagu võiks olla julgus eesti keeles, vaid pigem just selline südikus ehk siis valmisolek millekski. Ja väga konkreetselt, tegelikult ei tule see esile ka sellest minu tehtud tõlkest, väga konkreetselt kreekakeelse sõna põhjal võime öelda, siin peetakse silmas südikust või julgust kõnelemisel, tõe tunnistamisel. Võiksime öelda ka seesmist vabadust seda teha. Just nimelt sellises olukorras, nagu ma ennist kirjeldasin, kus paljudele tundub, et sellel ei ole mingit mõtet, sellest ei ole kasu, parem olla vait, kaasa noogutada, et kuidagi elama jääda või elust ja selle hüvedest osa saada, neid mitte kaotada. Siin öeldakse meile vastupidist. Ärge nüüd mingil juhul heitke ära oma südikust, oma julgust kõnelda, oma vabadust rääkida tõtt, sest sellel on suur tasu. Ja see suur tasu seisneb eeskätt selles samas võimaluses ja vabaduses rääkida tõtt, elada tões, loobuda elamisest vales, elada tões ja sellest ka ustavalt, julgesti, avalikult ja kindlameelselt, püsivalt ja kannatlikult tunnistust anda. See oli see, mida Heebrea kirja autor siin oma esimestele lugejatele meelde tuletas ja milleks ta manitseb meidki kõiki. Tõe rääkimine on alati keeruline. Selle tegemine, mis on õige ja hea, on langenud maailmas, langenud inimkonna keskel alati kas ohtlik või vähemalt mitte eriti kasu tõotav. Sest et kuidagi teisiti kõveruse ja valega kipub just nagu palju rohkem kasu teenima. Kas pole nii? Kui me vaatame enda ümber ja mõtleme, mis meie maailmas toimub. Tihtipeale muidugi on nii, et küsimus ei ole mitte ainult selles, kuidas keegi saab rohkem nii-öelda kasu teenida, kas valega või tõega, vaid tihtipeale pannakse inimesed olukorda, kus neid lausa sunnitakse tõest vaikima ja hoopis valele kaasa noogutama või kaasa rääkima.
Selle saateks öeldakse enamasti, et ega me ju kelleltki midagi ära ei võta, aga tegelikult võetakse küll. Kui inimene sunnitakse minema kaasa valega, siis on temalt võetud ära just nimelt see vabadus ja õigus ja võimalus mitte ainult kõnelda tõtt, vaid elada tões, elada kooskõlas oma südametunnistusega. See tähendab elada tõepoolest õiget, sirgjoonelist ja mitte kahemõttelist või silmakirjalikku elu. Kui me ei saa elada tões, kui me oleme seesmiselt lõhestatud, siis selle tagajärjed võivad olla väga rängad. Enamasti on selle kõige kurjemaks tagajärjeks see, et me kaotame oma hinge. Ja mitte ainult siis, kui me kord peame seisma igaveses kohtus Jumala ees, kes on tõde, vaid juba siin, juba praegu. Kui inimene harjub vales elamisega, kui inimene loobub tõest tunnistuse andmisest ja hakkab seda loobumist õige peaga õigustama, siis see inimene tegelikult kaotab, hävitab oma hinge. Siis ta taganeb hukatuseks, nii nagu meile siin selles meie tänases epistlis öeldakse. Et püsida tões, selleks on vaja julgust, selleks on vaja südikust, valmisolekut tõest tunnistust anda. Seda mitte ainult teada, mitte ainult tõeks pidada, vaid sellest ka tunnistust anda, selle nimel esile astuda, välja astuda. Selleks on vaja kindlameelsust, püsivust, mitte ainult kannatlikkust, vaid just nimelt kindlameelsust, püsivust, mehisust. Sest see on ju Jumala tahtmine. Jumal tahab, et kõik inimesed tuleksid tõe tundmisele ja pääseksid. Ja kui me teeme seda Jumala tahtmist, nii nagu meie tänases epistlis öeldakse, siis me saame osa tema tõotustest. Tema tõotus ongi see, et me päästame oma hinge, meid päästetakse. Hebrea kiri kinnitab meid selles, ütleb, et õige pisut ju veel, kannatage veel natukene. See, kes on tulemas, tuleb ja ei viivita. Kes see on? Loomulikult on see meie Issand, meie õnnistegija Jeesus Kristus, kes tuleb tagasi, et mõista kohut kõigi nii elavate kui surnute üle, et võtta õiged oma isa igavese kuningriigi rõõmu ja õnne. Ta tuleb selleks, et need, kes on laiali pillatud üle selle maailma ja kes peavad kannatama, kes peavad võitlema, kes on pidanud isegi surema tõe nimel, taas kokku koguda ja nad oma õnnistusega üle valada, neile tõeline igavene elu kinkida. Minu õige aga saab usust elama. Meie nii-öelda ametlikus piiblitõlkes öeldakse jääb elama usust või jääb usust elama. Aga see, mida siin tegelikult mõeldakse, on just nimelt, et ta saab tõelise elu, ta saab igavese elu usu varal, usu läbi. See elu siin on, see on küll selle igavese elu algus, aga see on ikkagi veel ettevalmistusaeg ja märgistatud nii paljudest sellistest asjadest, mida me loodame, et me igaveses elus enam kogema ei pea. Kõikvõimalikest patu tagajärgedest. Igavene elu on midagi palju enamat kui lihtsalt selle praeguse elu lõputu jätkumine. See on tõeline elu. See on elu Jumalas, Jumala nägemises, täielikus osa saamises, tema õnnest, tema rõõmust, tema armastusest, tema täiusest. Ja kui me jääme kindlaks selle õige
pisukese aja siin maailmas, kuni ta tuleb. Kas ta saadab selle ajaliku surma käskjalana meid kutsuma või oleme me siin maa peal elavatena nii kaua, kuni ta tagasi tuleb, seda me ei tea. Aga ühel hetkel me peame tema palge ees seisma ja see sünnib õige varsti. Ja see on suur rõõm, kui me oleme oma lootuse pannud tema peale, kui me usume temasse ja kui me ei ole temast ära taganenud, kui me oleme jäänud talle ustavaks, kui me oleme säilitanud selle julguse, selle kindla meele ja söakuse temast ja tõest tunnistuse andmisel, siis ei ole meil vaja karta. Aga kui me peaksime taganema, siis ta ütleb, siis ei ole minu hingel temast hea meel või temas, nagu oleks sõnasõnaline tõlge. Siis ei ole temas enam midagi sellist, millest Jumalal võiks olla hea meel. Mõtleme selle peale, kui rängad sõnad need tegelikult on. Mõtleme selle peale oma inimlike suhete kontekstis. Kui keegi, kes on meie jaoks väga oluline, olgu tegemist meie isaga või emaga või mõne õpetajaga näiteks või sõbraga või eeskujuga või kallimaga ja ta ühel hetkel ütleb, et ma ei näe sinus enam midagi head. Mul ei ole sinust enam hea meel. Sa oled mulle vastumeelne. Kui ränk see on, kui keegi peaks meile niimoodi ütlema. Kõige rängem on see siis, kui Jumal meile nõnda ütleb. Ärgu keegi meist kuulgu kunagi neid sõnu Jumala suust, mul ei ole sinust hea meel. Sest siis on kõik läinud, siis ei ole enam mingit lootust. Jumal kindlasti ei ütle neid sõnu ka mitte hea meelega, vaid ta ütleb neid suure kurvastusega, suure valuga. Selle valuga, mida me võime näha, kui me vaatame Kristuse risti peale. Ta on andnud ju kõik selleks kuni lõpuni, et tal võiks olla meist hea meel. Et me pöörduksime valest tõe poole, ülekohtust õiguse poole. Et me paneksime oma lootuse tema peale, et me usaldaksime ennast tema kätte. Ja see tähendab ka, et me käiksime tema järel, et me teeksime tema tahtmist, et me annaksime temast julgesti ja vaba südamega tunnistust. Et me ei oleks mitte hukatuseks taganejate hulgast, vaid nende hulgast, kes oma hinge päästavad või nagu oleks ehk õigem siinkohal kreeka keeles tõlkida, kes oma hinge säästavad, see tähendab alles hoiavad. Ma ütlesin, et kui me räägime hinge kaotamisest, siis see ei puuduta mitte ainult igavest elu, vaid see puudutab ka praegust elu, praegust olukorda siin. Ja kui me taganeme tõest, kui me taganeme Jumalast, kui me taganeme õigusest, headusest ja armastusest, siis me kaotame oma hinge juba siin ja juba praegu. Ma ütlesin ennist, et need, kellele see kiri oli esmalt adresseeritud, olid peamiselt tagakiusamiste tõttu ohus minna kompromissile, muganduda ja nõnda oma hing hävitada, oma hing kaotada. Ega meie olukord ole kuigi palju teistsugune. Jah, me ei ela enamasti tagakiusamise, otsese tagakiusamise oludes, kuigi maailmas on väga palju kristlasi, keda kiusatakse taga. Kui lugeda sõnumeid näiteks Aafrikas, siis sealt tuleb iga päev, vähemalt igal nädalavahetusel, jälle uudiseid selle kohta, kuidas mõnda kirikut on rünnatud, kuidas kristlasi on röövitud või tapetud ja ka mujal maailmas. Aga olgu, meie ei ela sellise otsese vägivaldse tagakiusamise oludes. Aga
ka meil on tihtipeale suur surve või ka seesmine kiusatus minna kompromissile valega, loobuda tõest või vähemalt loobuda sellest julgelt ja avalikult tunnistuse andmisest. Ja kui me seda teeme, siis me läheme vastuollu just nimelt nende samade Hebra kirja sõnadega, mis ütlevad, ärge nüüd mingil juhul heitke ära oma südikust, oma julgust ja lisame juurde tõest tunnistuse andmisel. Mitte ainult iseenda pärast, sest sellel on suur tasu tegelikult juba siin selles maailmas, sest me saame elada kooskõlas oma südametunnistusega, isegi kui me peaksime tagakiusamist kannatama. Veelgi enam igaveses elus, sest et Jumal tahab meile kinkida igavese elu, kui me jääme talle ustavaks. Aga sellel on suur tasu ja selles on suur kasu ka teiste inimeste heaks. Ja mõtleme, see on ka meie armastuse kohustus. Tõest, Jumalast, Kristusest, lunastusest, päästest, Jumala halastusest ja armastusest südikalt tunnistust anda, et teisedki inimesed võiksid olla päästetute hulgas, võiksid õppida tundma tõde, võiksid olla need, kes mitte ei kaota oma hinge, vaid säästavad oma hinge. Me oleme advendi ajas, Kristuse tulemise ajas ja on täiesti loomulik, et me mõtleme sellel ajal peagi saabuvate jõulupühade peale. Ja need tulevad ka õige varsti, pisut veel. Aga ärgem unustagem seejuures teda, kelle tulemist me tõeliselt ootame, pikisilmi peaksime ootama. Teda, kes on tulemas selleks, et tuua meile igavene elu ja õnnistus. Ja palugem Jumalalt tema vaimu abi, et me võiksime jääda kindlaks, et me ei kaotaks oma hinge, et me ei heidaks ära oma julgust, oma südikust, vaid võiksime olla nende hulgas, kes pärivad taevase kirkuse, igavese õnne ja rõõmu.